Tervist kõik jalgpallifännid, kohe-kohe Tartu Sepa jalgpallistaadionil on algamas mäng, siis Tartu JK Velko ja Tartu JK Tammeka U21 vahel. Kindlasti on mängust oodata väga palju võitlust, kuna mõlemad Tartu tiimid on siia kokku tulnud ja siin pühapäevasel päeval siis proovivad seda võitu saada. See väga pikku torne ei ole ja nüüd tulebki Velko võimalus ja nüüd tuleb pall alla ja tuleb taha posti, kuid Andero saab sellele käed vahele ja pall lüüakse kastist välja. Ja kõik on ees seal, nüüd Huut proovib ääre pealt seda palli veel kätte saada, kuid see oli hea võimalus praegu. Ja kuidas siin hakkama saada selles liigas ja aga nüüd hea pall äärde ja nüüd on hea võimalus ja võtab ette, tuleb mööda ja paneb palli alla ja tuleb täpselt mööda Petmansonist ja ei lahenda seda ära ja Antsovil otsa jookseb ja sealt oli võimalus praegu Petmansoni see 1-0 juhtima panna, kuid kahjuks seal pallist mööda lõi ja Antsov. Aga nüüd hea võimalus ja ääre pealt paneb palli alla, kuid Antsov selle palli sealt käega ära veits lükkas vist, aga ta vist ei puudutanud ise sõrmedega palli, see käis nii üle tema pea. Juuda lootis, et kedagi seal taga postis ei ole või läksis ja kindlasti nad on valmis seda palli lööma ja nüüd tuleb pall alla, kui ta Antsovile see kätte maandub ja Antsov selle palli veits kaugemal lööb, aga nad on ikka kastis. Ja peaga kuid löövad mööda ja seal mingi kontakt oli Kiiderve vahel ja Songisepa vahel ja nad kokku põrkasid, kuid mõlemad mehed ikkagi ennast püsti tõusid, nii et ei saa nagu, peab lugema natuke ja ei saa siuksel olukorras punast kaarti täitsa välja anda ja tegi peale löögi, kuid Antsovil see täpselt kätte maandus. Aga jah, et väga julged. Mis Tartus on, see on ikka tugev ja seal juba keegi pikali on, seal oli hea võimalus, Velko oli jälle tagapostis, keegi oli, kuid selle pallini järjekordselt ei jõudnud. See poolega hakanud nüüd korralikult näitama, et tahavad ka väravat ja nüüd võib-olla siit tulebki ära ja nüüd läheb ja Velkol on hea võimalus kastis ja tuleb peale lööke, Antsov seal ees on ja lööb selle palli välja sealt ja nüüd on mäng huvitavaks ainult, mõlemad tiimid otsivad seda ja tuleb ja ei ole kummalgi, mingid väiksed nibinad jäävad tegemata ja otsivad seda ja tuleb ja ei ole kummalgi, mingid väiksed nibinad jäävad tegemata ja võimalus lööb posti selle palli ukse kell ja oligi see, mida terve aja oodan, tuleb, paneb mõtlus selle suurepärase palli sinna, kuid Marko Mägi vist selle pallini hästi ei jõua ja ei suutnud. Ja nüüd võimalus. Ja nüüd äärest võimalus. Petmansson paneb palli alla ja Antsov seal pallil ees on ja ei jõua sinna. Ja Andreas Kiivit on seda palli seal praegu mitu korda otsinud seda palli sinna, kuid ikka Antsov seal ilusti ees on ja 4-1 vastu keskel. Ja nüüd paneb suurepärase palli äärde ja nüüd Siilo tuleb äärest ja lahendab selle, kuid lahendab mööda palli väravast. Ja nüüd oli Tammeka võimalus seda seisu 0-1 juhtima minna, kuid no ei tasu selle palliga alati nii lähedale siia tulla, peab juba kaugelt lööma. Nüüd vaatame uus olukord ja paneb palli alla ja Antsov selle palli sealt käega vist ära lõi või läks latti või? Näppudega selle ära lõi ja ilusti näitab. Ja nüüd Alega mängitud ja nüüd tuleb pall alla. Nüüd Velko on seal valmis, fännid karjuvad, kuid Antsov ikka seisab kuldse jalaga, kuldse käega seal ees ja ei lase neil peale lüüa sealt, ei lase. Ei tea midagi, aga nüüd Gert Alega on tees ja mehed kukuvad. Mõlemad pikali kukuti, aga viga Velkole praegu anti, et jooksvale ründele ei tohi ette jääda, aga nüüd on hea võimalus Velkol ja mängib sööduga lahti ja Mugra palliga astub mööda. Ja nüüd on hea võimalus, paneb palli tagasi ja nüüd tuleb löök ja värav! Velko läheb viimastel minutitel seda palli juhtima. Värava autoliks vist Karl Viljem Mugra. 94. minutil siis. 94. minutil ja oi kui kurb Tammeka jaoks. Ja nüüd tähistavad ja Velko fännid on hullumas ja kogu Velko tiim on kokku jooksnud. Seda jooksnud aga vingilt kaasa sinna. Ja oi kui valus see on Tammeka jaoks, oi kui valus. Ja nüüd Velko poisid lähevad seda rõõmuga täna õhtul tähistama. Tänaseks see mäng lõppenud on ja aga ei ole hullu, järgmine kord saab paremini, nii et soovime omalt poolt uuesti veel kord head emadepäeva.